Head FC Levadia sõbrad, käimas on vaikuse aeg, hetkel ei ole ei mänge ega trenne, aga loodame, et varsti saab kriisiaeg läbi ning siis hakkab jalgpall taas veerema. Räägime juttu FC Levadia peatreeneri Martin Reimiga, et uurida, kuidas meie treeneritel ja meeskonnal praegusel vaikuse ajal läheb. Tere õhtust, Martin! Tere õhtust! Kuidas meie meeskonnal praegusel hetkel treeningprotsess korraldatud on? Füüsiliselt te ju kohtuda ei saa. Kuidas sa meeskonna treeningprotsessi koordineerid? No kõik on väga hästi. Keegi traumeeritud ei ole, nii et selles mõttes on ju hea, aga loomulikult päris huvitav periood ole meie kõigi jaoks ja proovime siit parimat välja võtta ja kindlasti treeningud toimuvad nii nagu üle maailma individuaalselt ja hoiame siis silma peal ja suhtleme pidevalt meeskonna mängijatega ja saame ka nende nii-öelda treeningute infot endale, et siis seda analüüsida ja teha parandusi, kui vaja on. Et eks ta selline läbi selle teleekraani kogu aeg käib ja suhtlus erinevate portaalide, et digimaailmas me oleme kõvasti edasi läinud. Kas treeningud on ainult füüsilised treeningud või on mängijatel mingil määral võimalik ka palliga teha? No kindlasti lihtsam on võib-olla selliseid füüsilisi treeninguid, jooksu-jõutreeninguid, mida programmina ette panna, aga loomulikult see individuaalne tehnika, ma arvan, et Eesti liigas seda kunagi palju ei ole, et seda annab kõigil parandada ja siin on loomulikult paljuski iga mängija enda nii-öelda arusaam, et mis tal need puudujäägid on, mida parandada, et kindlasti on seda mingil määral võimalik individuaalselt ka parandada, aga eks me oleme ka võistkondlikult teinud erinevaid, kuidas tänapäeval moes sõna, need challenge'id ja asjad, kus siis erinevaid asju tuleb teha ja loodab, et sellest ka mingil määral kasu on. Kirjelda palun ühte tavalist treeningpäeva kriisiolukorras. Ütleme nii, et kõigepealt see on nii, et igaüks teeb, küll on kindlad päevad määratud ära, aga eks reeglina ei ole see treening täpselt kindlal kellaajal, et eks oleneb iga mängija olukorrast ja ka perekondlikust seisust ja kõigest, et mis see parem aeg tal seda treeningut läbi on viia, et oleneb nüüd ka treeningust, et kindlasti on mingisugused tähtajad pandud, kuna peab saatma, mis ajaks siis oma, ütleme näiteks jooksu või mingi muu asja, kas siis andmed või videod meie suhtluskeskkonda ja sealt me saame siis selgida, kui kellelgi midagi puudu on, siis ka aru pärida, et miks see asi nagu saatmata on ja eks me niimoodi lähme, et kindlasti on nüüd see 3 nädalat möödas ja muudame ka enda treening selliseid lähenemisi, et ka see niisugune uudsus säiliks ja oleks ka huvitav mängijatel, et piltlikult öeldes ega ühte sama harjutust nädalast nädalasse teha on väga tüütu ja peab muutma, et siin ka läbi nende igasuguste Zoom rakenduste, nagu me praegudki räägime, siis saame ka võistkonna treeninguid läbi viia, küll nagu individuaalselt, aga samas näed meeskonnakaaslasi ja on ka natukene lõbusam. Kas sa oled ise kõikide mängijatega regulaarses kontaktis? No ütleme niimoodi, et et meil on, kasutame Viberit siis läbi, kus meil on siis oma grupp, kuhu meil jookseb kõik andmed asjad kokku ja seal me saame üksteist kommenteerida ja ka nii-öelda
nii nagu sportlastele jalgpallurite kombeks siis üksteist ka tögada või kiita või siis maha teha, et seal me suhtlus käib, nii et põhimõtteliselt jah, igapäevaselt nagu näeb, mida keegi on teinud, aga loomulikult pildis või näoga me näeme suht harva, et on siin plaanis nüüd kord nädalas ikkagi ka näost näkku näha võistkonnana koos, ka niisugune koosoleku. Just eile oli meil võistkonna selline meeting, nagu öelda, läbi selle Zoom rakenduse ja ka siin ülehomme on järgmine Zoom meeting, mis on siis fitness treening, kus siis saad kõik koos nii-öelda nagu ühtselt ka treeningat teha. Kuidas sinu teiste treenerite ja mängijate vaim vastu peab? Vaim on väga värske ja ootuse ärev, et kui nüüd laseks keegi kuskile Muru väljakule, et küll siis kappaks ringi, eks. Aga noh, eks me teame, et siin kindlasti läheb veel päris pikalt aega ennem kui ühiselt kuskile või gruppide kaupa treeningutele saab, et midagi ei ole teha, et me ei ole ainukesed sellises olukorras ja me ei saa siin nii-öelda pead norgu lasta, et eks siin ma arvan, olenebki nüüd meeskondadest ja ka meeskondade sees nendest mängijatest, kes suudab ennast ka motiveerida, et mul siin läbi ekraani mingid motivatsioonikõnesid on ka ütleme, et see kõik on profimängijad, jalgpall neile meeldib ja kui see olukord lõpeb kas siin 3-4 nädala pärast või 2-3 kuu pärast, siis ikkagi nad on jalgpallurid edasi ja nad tahavad hästi mängida, tahavad kaugemale jõuda, nii et kui nad praegu puhkavad ja enda kanal ei tööta, siis seda raskem on neil pärast, et eks see on praegu niisugune hea periood ennast kätte võtta, oma asju lihvida. Treeneri üks tavapäraseid kohustusi on ka konkurentidel silma peal hoidmine, et kui palju praegu selleks tarvidust on? No ikka käib luuramas jah, siin staadionit aia taga, et ega keegi teine ühistrenne ei tee ja et Narva pole nüüd jõudnud, ma ei tea, kuidas seal toimub, aga naljaga pooleks, et eks loomulikult võib-olla kui elad mõne mängijaga, oled naaber ja siis koos jooksma minna. Ja üks on tavaliselt natuke 2 meetrit ikka eespool on kiirem kui teine, et jah, siin ütleme niimoodi, et jah, taktikalisi asju ja mänge saad ainult vanu vaadata vaja, aga eks praegult on selline jah, uute mõtete kogumise aeg ja mingi periood, kus tegelikult kui see hooaeg ükskord pihta hakkab päris nullist ja päris sellise kindlasti väga füüsiliselt võimekate võistkondadega, kes kõvasti suudavad joosta, aga nüüd oleneb, kui hästi siis nii-öelda see pall liigub ja kui head nii-öelda koostöö sujub, et kindlasti siin joosta saavad kõik, kui tagasi tulevad. No kui üritada selles tänases olukorras midagi positiivset näha, siis mängijate jaoks kindlasti on hea see, et see kunstmuru hooaeg sisuliselt jääb ära, et kui pall veerema hakkab, siis juba päris murul ja kui me teame, siis Levadiale ajalooliselt just see murule minek on väga hästi sobinud. Nojah, ma ajaloos Levadias ei ole olnud, et ma seda ei tea, aga kindlasti jah, et kunstmuru peal loomulikult enam minekut ei ole ja kui nüüd ükskord trenni saab alustada, siis kindlasti ka kohe muru peal ja loodab, et siis see
traditsioon jätkub, et see muruväljakud on meile head. Aga eks see jalgpallur, ütleme, kuigi need kunstmuruväljakud on läinud tunduvalt paremaks ju siin aastatega, siis kindlasti väga hea muruväljak on eelistatud. Kui palju sa mõtled üldse turniirisüsteemile? Keegi ju täpselt ei tea, kui mitu ringi sellel aastal on võimalik mängida, kas mängitakse 3 ringi pluss lisamängud 2 ringi. Päris kindel on see, et 4-ringiline hooaeg ei tule vist ajaliselt enam lihtsalt välja. Kui palju sa mõtled sellele või hakkad sellega siis tegelema, kui on tõesti teada, millal just need mängud hakkavad? Ega ma väga palju ei mõtle, aga kindlasti ma tean seda, et kui ükskord see hooaeg pihta hakkab, siis ta tuleb hästi intensiivne ja tihe, nii et ja siis ei ole enam aega mingisugust nii-öelda lisatreeningmahtusid asju teha, et praegult on aega nendega tegeleda ja loomulikult mismoodi seda treeningplaani üles sättida, see kõik oleneb, kui antakse mingisugused tähtajad või kus midagi hakkab liikuma, et siis saab nii-öelda asju korrigeerida, et praegult on pigem selline üldine, et mehi hoida heas hoos ja mingeid asju paremaks lihtida, et jah, ma ei mõtle väga selle missugust süsteemi või kuidas hakkame mängima, sest ma arvan, et küll Jalgpalliliidul on neid plaane valmis tehtud, aga võib-olla tulevad veel uued plaanid, nii et eks elame ja näeme. Väga hea, aitäh sulle, Martin, selle tänase jutuajamise eest. Loodame, et ajad muutuvad peagi paremaks, lõpeb kriisiaeg ja jalgpall saab taas hakata veerema ja loodame, et ka meie meeskond säilitab hea võitlusvaimu, positiivse meele ja kui läheb mänguks, siis näitab häid tulemusi. Loodame ja aitäh. Aitäh sulle ja uute kuulmisteni. Head vaatajad, selline oli meie tänane jutuajamine Martin Reimiga. Nagu öeldud sai, loodame, et peagi kohtume juba staadionitel. Ilusat õhtut.